Meie sees on olemas sisemine naine ja sisemine mees. Ja tantralaagri teine päev on pühendatud kohtumisele oma sisemise naisega. Kui sa saad kergelt väljendada oma emotsioone, rääkida teistele inimestele oma tunnetest, eriti vastassugupoolele, rääkida teistele armastussõnu, ma armastan sind, ei karda olla haavatud, siis see tähendab seda, et sisemise naisega on teil hea kontakt. Hästi paljud naised on hästi palju tööl, nad ei ole tundlikud, kui neid puudutada. See tähendab seda, et sisemise naisega ei ole kontakti. Ja samamoodi meestega. Hästi paljud mehed ei räägi oma tunnetes. Nad räägivad ainult igapäevastest asjadest, läheme sinna, teeme seda, aga nad kardavad rääkida oma tunnetest. Paljude meeste jaoks on hästi raske olla õrn, hoolitsev ja tähelepanelik. Näha seda ilu ümberringi, näha seda ilu oma naises endas. Ja see on jällegi see kontakt oma sisemise naisega. Ehk siis teisel päeval tantralaagris me teeme erinevaid praktikaid, et saada kontakti oma sisemise naisega. Vaatame, millised hirmud segavad sisemisel naisel ennast väljendada. Teeme praktikaid, et tõsta oma kehatundlikkust. Kui sul on kahtlusi või hirme seoses laagris osalemisega, siis võta minuga ühendust ja räägime sellest.